Pentagon kaalub väidetavalt, kas Iraani sõda peaks jäädavalt muutma Ameerika sõjalist kohalolekut Pärsia lahe piirkonnas. Washington Post teatab, et kaitseministeerium hindab, kas vähendada vägede arvu ja kaaluda uuesti Iraani rünnakutest kahjustatud baaside taastamist. USA keskväejuhatusel on tavaliselt umbes 40 000 sõdurit, ligi 20 baasist koosnevas võrgustikus Lähis-Idas. Pentagon rõhutab, et tegemist ei ole veel ametliku ülevaatuse ega isegi mitte otsusega vägesid välja viia. Kuid see peegeldab Washingtonis kasvavat arutelu selle üle, kas Ameerika Ühendriigid suudavad säilitada oma praeguse kohaloleku piirkonnas või peaksid nad suunama ressursse teistele prioriteetidele, näiteks Hiinale. Et teemat edasi arutada, on meiega liitunud nüüd Michael Breschon, välispoliitika ja riikliku julgeoleku konsultant ning endine luureametnik, kes liitub meiega Washingtonist. Michael, Ameerika baasid on olnud juba kuid Iraani rünnakute all. Nüüd kirjeldavad mõned analüütikud seda, kui kord põlvkonna jooksul avanevad võimalus Pentagonile üle vaadata oma kohalolek selles piirkonnas. Aga Michael, kuidas aitab või kahjustab Ameerika huve siin kohalolek? Me peame olema Lähis-Idas, sest kui meie lahkume, siis Venemaa ja Hiina tulevad asemele. Ja me oleme seda viimase 5–6 aasta jooksul näinud. Mis puudutab USA baase, siis ma olen nõus, et me peaksime mõnest Lähis-Ida baasist loobuma, eriti sellest, mis on Kataris, Dohas ja nendest, mis on Iraagis. Me ei suutnud neid baase kasutada ameeriklaste kaitsmiseks Iraani toetatud rühmituste terrorirünnakute eest. Ja me ei suutnud neid baase kasutada Iraani ballistiliste rakettide ja droonirünnakute eest Iisraeli vastu kaitsmiseks. Seega peame lõpetama selle, et meie liitlased kasutavad meie baase, et meid pantvangis hoida. Ja see on miski, millele Iraan on lootnud. Nad suutsid rünnata USA vägesid Iraagis, Jordaanias, Süürias, mõnel juhul ilma tagajärgedeta. Nii et me peame kindlasti selle uuesti üle vaatama ja seadma prioriteediks oma liitlased selles piirkonnas, oma tõelised liitlased. Need liitlased, kes tegelikult lubavad meil baase kasutada, peamiselt Iisrael ja võib-olla Põhja-Iraagi kurdi piirkond. Kui juba Iraagist rääkida, siis sa ise veetsid aastaid Iraagis. Veidi rohkem kui 6 aja pärast öeldakse, et USA väed lahkuvad Iraagist, mis tegelikult peab olema paigas, et see oleks edukas, kui me räägime vägede ümberpaigutamisest selles piirkonnas. Asi Iraagist lahkumise juures on see, et tegelikult on see hea, sest see ei ole Bagdadi kasuks. Sa viid USA sõjaväe välja. Me peaksime samuti lõpetama Iraagi valitsuse väljaõpetamise, luuretoe ja rahalise toetamise ning sundima seda Iraanist eemale liikuma. Lõpetama oma sidemed Iraaniga, et see saaks taastuda. Ja ma toetan vägede väljaviimist Iraagist. Me olevat seal selleks, et takistada ISISen tagasi tulemast. Aga tegelikult oleme seal selleks, et kaitsta oma vägesid Iraani käsilaste, drooni ja raketirünnakute eest. Nii et me peaksime Iraagist lahkuma, võib-olla minema Kurdistani. Ja ma mõtlen Kurdistan, sest see on liitlane, kes on meid aidanud ISISe, Al-Qaeda ja Shia miilitsate vastu. Ja neid ründavad pidevalt, Iraan, Türgi ja teised. Nii et me peame tõesti ümber hindama, kes on meie tõelised liitlased. Ja ma mainisin Türgi. See on liitlane ainult nime poolest. Ma mainisin Katari, ka see on ainult nime poolest liitlane. Ja mõlemad toetavad selle vastupanu telje sunniitliku osa. Jolani kohalolek Süürias koos ISISe ja Al-Qaedaga, Katari raha, mis liigub sisse ja toetab Hamasi. Me peame need suhted ümber hindama ja tugevdama oma suhteid Araabia Ühendemiraatide, Iisraeli ning kurdidega nii Põhja-Süürias kui ka Põhja-Iraagis. Michael, kui Ameerika Ühendriigid tõesti hindavad olukorra ümber ja toovad piirkonnast ära osa vägesid ja lahkuvad mõnest baasist, kas see võiks samuti mängida Iraani kasuks? Ma mõtlen, et režiim on survestanud Pärsia lahe riike Ameerika sõjavägi välja viskama. Sellepärast väidab Iraan, et neid lahe riike on nii palju kordi rünnatud. Kas mingis mõttes võiks Islami Vabariik seda samuti võiduna näidata? Absoluutselt. Kui mina oleksin Teheranis, siis ma ütleksin, et see on üks tingimustest, mida me Trumpi administratsioonilt nõuame, mitte ainult kaaluda, vaid tegelikult ka ellu viia. See on Iraani jaoks punane joon, et USA väed jäävad piirkonda. See ei lähe hästi peale. Ma kujutan ette, et see esialgne mõte USA kohaloleku vähendamisest on osa läbirääkimistest, mida Jared Kushner ja Witkoff peavad oma Katari vahendajate kaudu Iraaniga. See kõlab nagu see tüüpi tehingu läbirääkimine, mida oleme näinud Dohas, Omaanis ja mujalgi. Oleme näinud, kuidas pahatahtlikud osapooled on olnud vahendajad Iraani küsimuses. Ma räägin Türgist, Katarist ja Omaanist. See on režiimi võit, sest me räägime kõigest sellest meedias, eks me arutame, kas USA
baasid suletakse mereväe lennukikandja moraalist, kas USA omab piisavalt ballistilisi rakette või ründe- ja kaitsevõimekust selle tegevuse jätkamiseks. Kõik need asjad on olemas ja režiim peab uskuma, et neil on siin eelis, sest meil on valimised tulemas, meil on kõik need lekked meediast ja see sisuliselt lihtsalt tugevdab nende enesekindlust. Sellepärast saavadki nad Euroopat ähvardada, sellepärast saavad nad esitada neid naeruväärseid ähvardusi meie Euroopa liitlastele, sest keegi ei astu sellele režiimile vastu. Nad süüdistavad põhimõtteliselt Trumpi kõiges, mis siiani juhtunud on. Ja Iraan kasutab seda ära. Michael Prejean, alati on tore kuulda teie arvamust siin meiega, I24 Newsis. Hindame, et liitusite meiega. Aitäh! Aitäh, et mind kutsusite. Aitäh! Tagasi siin stuudios koos reservkindralmajor Eitan Tankotiga. Meil on enne pausi jäänud vaid umbes minut, aga mida see tähendaks Iisraeli jaoks, kui Ameerika Ühendriigid muudaksid vähemalt oma kohalolekut piirkonnas? Sa pead ka ise mõtlema. Sa näed, kui väga ühendatud ja koordineeritud me oleme jõudnud tasemeni, millega me pole aastaid ega kunagi varem kokku puutunud. See, kuidas Iisrael ja Ameerika Ühendriigid, ma mõtlen operatiivtasandil, nüüd kogu Lähis-Idas koos tegutsevad. See algab luurest, hõlmab infrastruktuuri, samuti ühist teabevahetust ja planeerimist ja nii edasi. Ma olen kindel, et Ameerika Ühendriigid peavad pidevalt, ütleme nii, olukorda strateegiliselt hindama. Me olime seal Obama ajal, sama deklaratsiooniga oleme olnud ka hiljem, kui oli Trump. Aga näete, kus iganes Ameerika Ühendriigid hakkavad oma vägede paiknemist ümber kujundama, juhtub midagi siin. Ja kui te minult küsite, siis pole veel aeg, aga nad peavad selle peale mõtlema. Kuid ma arvan, et see on liiga vara, sest nad peavad saavutama kohapeal tulemusi oma globaalses poliitikas. Nii et tulevikku suunatud küsimused, samal ajal kui meie keskendume olevikule, tundub nii.